Järgmine küsimuse tüüp, lühivastus. Sisestame küsimusele pealkirja ja sisestame küsimuse teksti. Näiteks mitu päeva on septembris. Määrame, mitu punkti saab vastanu. Mina määrasin, et 1 punkti. Ja nüüd me peame ise sisestama õiged vastuse variandid ja samuti peab vastaja sisestama ehk trükkima vastuse variandid. Näiteks esimene vastus, mis ma õigeks loeksin, on 30 päeva. 30 numbriga ja päeva sõnaga. Ja ma pean määrama, et kas see on siis õige vastus. Ja ma määran, et see oleks 100% õige vastus, kui ta niimoodi trükib ja kirjutab. Nii. Järgmine õige vastus võiks olla 30 kirjutatud sõnadega päeva. Jällegi ma määran, et kui ta niimoodi vastaks, siis oleks see õige vastus. 100% õige vastus. Järgmine vastuse variant ma võin talle pakkuda näiteks lihtsalt numbri 30. Ja jällegi ma määran, et see on 100% õige vastus ja nii edasi. Mis on seda tüüpi küsimuse põhiprobleem on see, et küsimuse kasutaja ja koostaja peab oskama ette näha kõik õppija õiged vastused, mis oleksid nagu õiglased ja õiged vastused. Kirjavigu ei pea aktsepteerima, aga süsteem peab suutma kontrollida täpselt ära, et kas vastaja sisestas õige sõna. Ja seetõttu tuleb olla väga tähelepanelik niisuguste küsimuste sõnastamisel, et vastaja ei saaks ebaõiglaselt 0 punkti sisuliselt õige vastuse eest.